Tere armsad vaatajad, oleme kogunenud siia Ilumetsa metsamajja. Ma ütleks, et mu kodune Elveso maitseb sama hästi. Mingi torm tõusis ka lisaks kõigele mulle. Sulane juba teeb tuld alla saunale siin. Täna on olnud ülimalt meeleolukas päev. Käisime ära Alexela tanklas. Ja käisime käisime Alexela tanklas. Siis käisime Viinistus, muidugi Viinistus oli väga huvitav. No, ütleme, sõna huvitav on võib-olla natuke overstatement. Aga mis see konservikarp oli? See oli Kiierovi kolhoosi konservivabrik. Kiierovi kolhoosi konservivabrik. Äkki. Käisime seal, vaatasime, mis oli poeetiline sisekaemus. Poeetiline sisekaemus, mis tegelikult on ka kogu see reis siin tegelikult. Poeetiline sisekaemus. Siis käisime ära idapiiril. Käisime idapiiri vaatamas, mis seal oli hirmsat. Seal oli härra, kes soovis meile pakkuda teenust. Idapiiril oli mingi veider järjekord, täpselt ei saanud aru, mis põhjusel. Me ootasime pakki. Meie ei olnud pakki. Metsakutsule taheti pakk tuua Punavalge vabariigist, aga ei tulnud. Ei toldud pakk, nii et pakk ei tulnud. Ja siis me põgenesime idapiirilt. Tegime paar pilti ja siis põgenesime järgmisesse Alexela tanklasse. Ei, Olerexi tanklasse. See järjekord oli päris. See ei olnud simulatsioon. Kus sa tead? Noh, et nüüd on valideeritud, et Aktuaalses Kaamerast näidati sama pilti, mis meie täna nägime. Päris ka või? Kus sa tead? Ma olen näinud uudistest, et on järjekord piiril. Täna oli ka. Aga mis järjekord on siis? No paki ootamis järjekord. Päris on ka või? Ma mõtlesin palju nagu uupi. Ei osad tahtsid vist minna ka, aga pigem vist oodati, et tuleb. No võt näed, paki ootamis järjekord oli idapiiril. Meile pakuti teenust, üks noorem härrasmees astus meile ligi, ütles, et kui me soovime, siis ta võib meie eest järjekorras seista. Väga lahke temast, ma eeldan, et ta ei soovinud meie käest mitte midagi vastu saada selle teenuse eest. Midagi hea Eesti kodanik. Jah, just. Eesti keelt ei osanud rääkida, aga ta oli hea Eesti kodanik. Ta pakkus lihtsalt sõbralikult abi. Ja kuni ohvitserid olid väga kaunid ja viisakad, siis me ei julgenud neile abi küsimiseks ligineda. Just. Ja siis me põgenesime idapiirilt peale paari pilti. Ja nüüd me oleme jõudnud siis nagu varem nimetatud Ilumetsa metsamajja ja Sulane tegi tule alla. Tehtud, saun on soojas. Siin on minu hea sõbra Juuni burritod. Ta pani mulle neid tegelikult eile õhtul kaasa 8, millest me võtsime siia 4, mis on niigi juba päris palju. Aitäh, Juuni. Ja 3 päevaks jagub küll. 3 päevaks jagub. Otsid levi või? Levi otsib mind. Ühesõnaga, see on siuke koht, kus levi ei ole. Siin on härra otsib levi. Ühesõnaga, oleme siin selles metsamajas, või mis on, jah, metsamaja. Me oleme siin tegelikult teist korda. Mulle jäi see eelmisest korrast nagu meelde üli lahe koht. Siin on täielik vaikus. Vaikus on jällegi overstatement, sest linnud laulavad igal pool ja kägu kukub. Aga siin on niisugune täiesti omaette olemine. Siin on tiik. Ja see tiik ei ole kõige ilusam, aga polegi vahet. Kui me esimest korda siin käisime, siis ma olin oma esimese Porsche 996-ga siin. Ja kuidagi see, kogu see setup siin nagu otse mingist Instagrami postitusest. Et siin on saun, siin on tiik, siin on kamin, siin on elekter sees. Üks asi, mida siin ei ole, on joogivesi. Et joogivesi tuli meil endal kaasa võtta. Aga tegelikult on siin nagu isegi magamiskohas oleme siin 6 voodit vist, kui ma õigesti mäletan. Ja oleme siin 2 ööd.
ja lihtsalt istume ja vaatame päikseloojangut. Sealt on näha, et päike hakkab loojuma, onju. Puuladvad on punaseks maalitud. Siin oleme siis üldalas. Siin on külmkapp. Siin on sauna tule alla tegemise ahi. Nii, siin on raamaturiiul. Nii. Siin, saun on juba soe. Siin saunapoiss. Saunapoisis saab otse minna õue. Levivenda vaatama. Neid vendi on siin ikka 3. Nii, siis. Siin on vannituba. Ja teisel korrusel. Vaatame siit kõigepealt välja. Siin on aken. Siit saab vaadata välja. Seal on tiik. Nii, siis tuleb trepist üles minna. Ja teisel korrusel on toad. Nii, siin on üks tuba. Siin on teine tuba. Siit saab aknast välja vaadata. Levivend on jälle seal. Levivend otsib levi. Kui selleks me tulimegi levist välja, sest siin ei ole levi, saad aru? Nii, siin on veel üks tuba. Siis saab välja vaadata. Ja siuke lugu ongi nii. Not sponsored, just infoks. Ja ärge tulge siia, sest et pole vaja. Nii, käisin just saunas. Not sponsored Coca-Cola. Saunas käimine on ikka hea asi. Peamine põhjus, miks saunas käimine on hea asi, et minu puhul vähemalt, et ta väsitab mu ära ja ma tahan minna magama. Väljas istudes oli mu lemmik hääl. Ei, see ei ole lapse naer. See on tühjas metsas kukkuv kägu. Ma tead täpselt, mis ma räägin. Kes vähegi on metsas käinud oma elus, ma eeldan, et kõik inimesed on käinud. Et see lihtsalt, see on täielik rahu ja täielik nagu mingi, ma ei oska isegi öelda, mis on. See lihtsalt on minu jaoks rahu definitsioon. Kui sa oled tühjuses, vaikses metsas ja kägu kukub kuskil kauguses. Et jah, soovitan. Kui kellegi on vähegi mingisugused vaimse tervise küsimusi ja probleeme, siis soovitan minna metsa kuulama kauguses kukkuvat kägu. Pole vähemalt kaim, kes seda kuulda on. Kägu ei vait selle peale reaalselt. Kuulete kägu või? Ühesõnaga, see asi. Tere hommikust. Just võimalik on, aga kell on peaaegu 10, magasime üle 9 tunni. Täitsa juba näha. Müsli. Nüüd läheme seiklusele. Kõigepealt läheme Põlvasse, sellepärast et auto bensiinipaak on tühi. Väike seiklus ikka igasse päeva. Oled kuskil metsas ja paak on tühi. Ja siis vaatame, äkki leiame mingi matkaraja või. Mul on matkatoss jalas. Let's go.
mõõdukalt põrkan, iga päev mõnnan. Siis on sinuga kõik. Mis teed siin? Vaata, plastikust konn. Kuna ma olen sertifitseeritud droonipiloot, Nii. siis ma ikkagi testime seda Sul on vest ka selge. Oota. ettevaatust. Sertifitseeritud droonpilot. Telefoninumber. Kui näete idapiiri ääres drooni lendamas. Narva piiripunktis. Narva piiripunktis. Siis teate? Näe, kodukoht uuendatud. Kas see on su drooni uus kodu või? Bye! Ühesõnaga oleme jõudnud siis taevast kotta. Päike hoiab meid taaskord, ilm hoiab. Ja lähme teeme siis väikse matka. Auto on sõitu saanud, nagu näete. Ilusti. Kui su auto ei ole vähemalt korra suve jooksul ikka välja näinud, kas sa üldse oled autot omanud? Väga hea asi, no sponsor by the way. Kuidas? Kas ma võtan päris kaamera kaasa või võtan selle kaamera kaasa? Võtan selle kaamera kaasa? Võtan selle kaamera kaasa. Niisama mennaan. Iga päev põrkan, mõõdukalt mõnnan. Vihma sajab. Tulin kuuse alla. Isegi ei tea, kas siin on mikrofon või ei ole, aga noh, selgub hiljem. Sa kuivatad drooni või? Kuivatan drooni. Väga nunnune. Nagu mingi väike koduloom. Vaat su tagumiku jälg on pingi peal. Praegu ikka nagu täiega sajab. Siin on siis Viimsele liikuja Rispiteri kalju. Oi asjana. Loomulikult on see kõik ära soditud. Kaido oli siin. Tauno ja Krissu olid siin, jah. Arvo. Eero. Paul. Palju peab ikka vaeva nägema, et saada 3 minutit seda nautida. Nagu päris mõtlen, nagu päris. Nii, nüüd tuleme jõuda Ema-Lätte juurde. Ema-Lätte veeanalüüs, keemiliste indikaatornäitajate võrdlusmäärus number 61, okei. Ema-Lätte on piirkonna suurim allikas, mis arvatakse toituvat oma veega ka teisi allikaid. Võimalik, et sellest tulebki Lätte nimi. Koopa sügavast voolab veel külm ja selge allika vesi, mille keskmine voolu hulk on 4 sekundis. Allika juures käidi ja käiakse ka abielude õnnistumist saamas ning lastele nimesid andmas. Allika vesi on joogiks kõlbulik, kuid joomine on omal vastussel. No proovime siis. Me proovime Ema-Lätte allikavett. Seal on mitte midagi selle kohta kirjas, et siis juhtub suga midagi. Said selle ise sinna juurde mõelnud? Olid kõigil kaasad, see targem. Kes mõtles välja mingi loo ühesõnaga? Kohe saame teada, mis juhtub, kui jooda Ema-Lätte allikavett. Nii. Oleme jõudnud allikavee juurde. No siuke mõnus, mis ma oskan öelda. No mis tunne oli? Ema-Lätte allikavesi. Jumalik. Proovime siis siit ka, vähe rahulikum. See on rahulik Batman oma jõudu. Ma ütleks, et mu kodune Elveso maitseb sama hästi. Selle jaoks on 600 kilti sõit. No lies, just facts. Nüüd hakkas sadama, ne? Kõva. Mingi torm tõusis ka lisaks kõigele muule.
Peña, laskema vedapoo. Ühesõnaga soovitan, hea läte maitseb nagu Elveso. 6,8 kilomeetrit matk tehtud. PP porineb Porsche on siin. Siin Taevaskojas ikka tead. Taevaskoda on ilmselt mu kõige lemmikum koht Eesti Vabariigis ja ma ikka igal aastal siin ühe korra pean käima. Ja siin on tihti saab vihma ja midagi ägedamat ei ole, kui sa oled Taevaskojas ja siis müristab ka veel. Ülilahest nüüd simulatsioon viskaks siia praegu ühe mürina. Vist ei tule praegu. Nii hästi ei renderda. Nii hästi ei renderda praegu, jah. Ja jah. Kokku 2 tundi ja tasus tulla, ne? Kui te olete mõelnud, kuidas oma vaimset tervist korda saada, siis ma näitan teile. Üks väga hea meetod on näiteks see. Nii saab vaimse tervise korda. Ütleme siin pildil on ainult üks viga. Natukene peaks olema telefon kaugemal. Ülejäänud on kõik perfektne. No võt, nii ongi. Sellised retriidid on ikka nagu priceless. Seal on kamin. Tegime šašlõki, kõht on teis. Rohkem paema käib. Sauna mine. Sauna mine! Oled tehtud siin ilusti nüüd koristama asjad siin ära ja olemegi valmis lahkuma. Üks tore asi, et vesi sai otsa. Midagi hullu pole, aga lõppu ikka natukene põnevust ka, ütleme nii. Ja siis hakkame settima kodu poolena. Mis seal ikka, elu läheb edasi. Näitan siin ka justi pakitud. Siia lähevad veel asjad. Auto on väga, ütleme siis, matkaauto, noh. Mahukas matkaauto. Taistma saab ka asju panna. Ruumi küll veel. Minu võtt on juba seal. Et jah, soovitan matkaautoks. Väga hea, pere matkaauto. Mis seisus meil on siin asjad nüüd siis? Tundub, et asjad on suht heas seisus juba. Hakkame liikuma. Jälle asju. No muidugi. Vaata, mis lahe müts, oota näita. Vaata, mis müts on peas härral. Vot nii. Sample. One of one. One of one, just. Teel koju väike söögipaus. Siin on meil veel alles 2 kodust burritot ilusti. Kus me oleme või? Me oleme pendujaamas. Nii, siin on väike söök. Tulevad ka väiksed joogid. Sööme ära. Nii, joogid tulevad. Ma ei tee pilti. Oota, sa endale võtnudki juua või? No vett. Maast ka võid vett juua? Ei või. Nüüd siis peab olema seero. Peab olema, jah. Vees on vähem kui seero. Eks ole. Tallinna vesi. Mõtlesin seda videot kokku pannes, et miks mulle meeldib nii väga road tripida, et mis selles formaadis minu jaoks on. Ma ju põhimõtteliselt soetasin selle auto peamiselt just selleks eesmärgiks. Üks on kindlasti see vabadus. Road tripil ma ei sõltu lennuaegadest, piletihindadest ja nii edasi. Aga teine ja võib-olla olulisemgi on see, et mulle lihtsalt väga meeldib autoga sõita. Kuni rehvid puudutavad asfaldit, pole vahet, kas reisin Dolomiitidesse või Põlvasse. Ja kokkuvõttes saab öelda, et Porsche on imeline matkaauto.